Marjaku polkades on nüüd nõnda, et kui sa kuulad seda arhiivisalvestust, siis Marjaku mängu iseloomustab see, et saatepartiis on sekunda hästi lühike ja bass iseenesest on ka lühike, et see on tema pilli eripära, et ei kõla väga pikalt need noodid. Ja ilmselt seda sekundat ta veel summutab ka. Ja jällegi, et püüda siis seda stiili nii-öelda tabada ka teiste pillidega, on vaja tähelepanu pöörata mängutehniliselt teatud asjadele. Ehk siis väikekanneldel on partiis sekunda, et rahvakandled mängivad bassi, väikekandled mängivad sekundat. Ja kui sa vaatad, siis noodis seal on kirjas, et selle sekunda noodi peal on staccato märk. Ja see tähendab seda, et see noot tuleb tõesti mängida lühikeselt. Et nii kui sa oled selle ära mänginud, nii kohe summuta see ära. Ja see võiks siis kõlada umbes niimoodi. Bass, sekunda, eks ju. 1, 2, 1, 2 ja kõlab sinna peale see niimoodi. 1, 2, 3 ja. Ma tõesti panen need sõrmed siia peale, hästi ruttu tagasi tõmban ja kohe tagasi. Et ei jää nii-öelda ootama, et tõmban ja siis panen. Et siin ei pea jätma helisema, et tavaliselt väikekandlekeeled jäävad pikalt helisema, aga siin panen kohe kinni tagasi ja siis see kõlab väga äge. Teen korraks veel. 1, 2, 3 ja. Ma kasutan siin selle sekunda mängimiseks neid samu sõrmi, millega ma muidu sõrmitseksin, sest nii on mulle kõige mugavam. Vaata see partii läbi, kui sa leiad, et sul oleks mugavam mängida mingite teiste sõrmedega seda sekunda partiid, et näiteks sa mängid ühe käega tahad mängida ilmtingimata kõik need erinevad sekundad ära, siis sa võid seda teha või siis näiteks, et on hea mängida mõlemas käes sama sõrmega, siis sa võid seda ka teha, et leia endale sobivaim sõrmestus. Peaasi on see, et see sekunda kõlaks õigel ajal, et on bassinoot ja siis on see sekunda ja et see sekunda oleks hästi lühike. Muud midagi. See kehtib nii siis D-tuurpillide kui G-tuurpillide kohta, et praegu ma näitasin seda ette küll D-tuurpilli peal, aga täpselt need samad põhimõtted kehtivad ka G-tuurpilli peal. Marjaku polkades on rahvakandlel saatepartiis ainult bassinoodid. Kui sa kuulad seda Marjaku enda mängitud lugusid, siis tema pilli eripäraks ja tema mängustiili eripäraks on see, et kõik see saatefaktuur, et nad ei jää kauaks helisema. See bassinoot on suhteliselt lühike ja need sekunda või akordi noodid on ka lühikesed, et see käib niimoodi pumps, 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 pumps. Ja see on väga stiilne, väga äge, et me proovime oma pillidega seda ka jäljendada. Ja siis rahvakandlel see bassi mängimise puhul on väga-väga oluline see, et sa ei jätaks seda bassinooti pikalt helisema. Et seal on siis ilma sekundata, et siis kui on see sekunda aeg nii-öelda, sekundasid mängivad väikekandled, siis selleks ajaks sa summutad selle bassikeele ära. Ja seal on siis 8 rütmid, eks ju, et takt on siis jagatud 4/8 noodiks. Nendest siis esimese ja 3. mängid sa bassi, ehk siis on 1 summutan, 2 summutan või siis tegelikult loed nagu 1, 2, 3, 4. Ja täpselt selle sekunda ajal paned selle sõrme peale, et sa ei pane kiiresti seda, et mitte niimoodi ei tee, vaid on 1, 2, 3, 4. Seda on väga mõnus lihtne mängida. Et see on selline võrdse pikkusega liigutus, et tõmban, summutan, tõmban, summutan, tõmban, summutan, tõmban, summutan.
Ja siin on tõesti lihtne, et ükstapuha kumba pidi sa pilli mängid, et kas passi keeled enda poole või need viisikeeled enda poole, siis siin vahet ei ole. Et see sõrm, millega sa tõmbad helisema, sellega siis summutad.